oi tere! Mina olen Maarja. Tegusad teod. Eneken ja Brenden. Teate, et taksomeeter hakkas tiksuma ja lähme vaatame, mis siin Eesti maamuna peal toimub, onja. No, aga Brenden võtab pissa endale. Ongi rahaga. Mis asja nagu tegelikult panid mu lapsed paari või? Täpselt. Unistuste sarja teine osatäitja on siis... Mina olen Eneken. Eneken on alati soovinud olla killuke näitlemishingega. Enekest ma tunnen läbi näitlemise ja aastad on mingid projektid meid jälle taas kokku viinud. Mina algul vaatasin siuke entusiastlik naine, et temalt on midagi õppida. Eks me siia ilma oleme tulnud üksteisele eeskujuks ja et me täiustada ja iga muutus loob ju järgmise muutuse ja muutustega kaasnevad sellised soovid, mida eales poleks võib-olla unistanud. Ja kui me sõitsime autoga kord oli nii esilinastusele, siis tee peal nägime autopõlengut. Ega sellest ma ei tahagi väga palju pikalt rääkida. See oli üks õnnetus küll, aga kuidas Eneken selle peale reageeris, et vau, kuule Maarja, nüüd tuleb kohe Postimehes teatada. Mina tean, kuidas see käib. Ma ütlesin, kuule Eneken, mul on nagu internetivaba päev, et nalja teeda. No pane internet järgi, et ei ole midagi hullu, et teeme selle, et kohe saadame uudis, saada uudis ja siis sellega võib isegi teenida või siis, et sinu video läheb ülesse. Noh, nii tehtud. Ja siis ma vaatasin, et ahaa, selles naises on veidike ajakirjaniku soont. Videod on kõik Delfis üleval. Oleme jõudnud Kiviõli keskkooli ja kord oli nii tänuüritusele, et Brenden, Grisette, Eneken, me oleme kohe näha suurelt ekraanilt. Nii see elu on, mängime läbi unistuste elu ja näetegi, ootavad meid ees punased vaibad ja ekraanilt meie näod. Punane vaip ja lähme otsime nende kohad ülesse. Siin on meil erinevad kohad. Brenden, kuule vaatasid kohta. Brenden, näete? Mis see on? Positiivse hoiakuga inimestega on palju lihtsam suhelda ja kõik takistused me teel on palju kergem ju niimoodi lahendada. Saate peavad peale jääma, Anja, et millise, me oleme oma YouTube'i kanalis siis, Anja, ilmselgelt. Tundub nii.